vestluses Arnold Sinisaluga me rääkisime sellest, kuidas on Eesti avalikkus saanud hakkama kriisidega, COVID-19, Vene Föderatsiooni täiemahuline sõda Ukrainas. Tõin seal mitmeid näiteid, kuidas ühelt poolt võiks väita, et maad on võtnud mingisugune selline moraalne paanika, et nii nagu koroona ajal tatsisid osad inimesed tualettpaberit kokku, et puhastada kurjast viirusest, et nii üritatakse puhastada ka avalikku ruumi kõigest, mis võiks kuidagi olla seatud vene kultuuriga. Ma mainisin seal kunagist kirjanik Indrek Hargla boikotti venekeelsete tootemärgiste suhtes, pahameelt Kalašnikovi nimelise õigusbüroo üle ja ka süüdimõistvat kohtuotsust hümni teotamise eest. Et neid kõiki kolme võiks liigitada mingit sorti paanika alla. Teine arvamus selles küsimuses on, et suured pahad asjad hakkavad pihta väikestest pahadest asjadest, et kriminaalmenetluse maailmas broken windows teooria. Et kui me laseme trükkida vene keelt piimapakkidele, kui me laseme Kalašnikovi nime lehtida linnaruumi, kui me laseme mõnitada hümni, siis me teeme tee vabaks suurematele riigivastastele kuritegele, me anname selle nagu vaikiva heakskiidu. Et te olete ise selle hümni teotamise kaasuse teemal pikemalt sõna võtnud. Kuidas teile kõik eeltoodu kompotist tundub, et kas ühiskonda on tabanud mingit sorti moraalne paanika või on tegemist õigustatud pahameelega, isegi ratsionaalse reaktsiooniga meie idanaabri tegevusele? Mingis osas on kindlasti seal moral panic või moraalne paanika. Eelkõige muidugi ma saan tagasi vaadatus hinnata seda COVID-pandeemia kontekstis. Kindlasti selle Vene oht on reaalne. Et selles osas ei ole võimalik vaielda. Ma ise ütlen seda, et ma lihtsalt ise olen liberaalne inimene ja tegelikult ma arvan, et teatud mõistikul määral mingisugust asjade aktsepteerimine on liberaalse meelelaadi ja liberaalse riigikorralduse osa. Ma toon lihtsalt ühe näite siia näiteks. Mulle näiteks meeldiks vaadata aeg-ajalt täiesti legaalset saadet Vremja, et aru saada, mida nad räägivad omavahel. Eestis on see kahjuks keelatud. Aga tegelikult ma saan aru, et see keelamise otsus oli õige. Ehk siis see ongi natuke selline vastuoluline vastus. Ma saan aru, et teatud suurte ühiskondlike protsesside pööramiseks, mõjutamiseks on võib-olla sellised vahendid vajalikud. Aga sellise liberaalse maailmavaate esindajana mulle tundub ikkagi see, et tark inimene peaks suutma seda maailma ise mõista ja sellest aru saada, vaadata üks päev CNN-i, teisel päeval Vremjat ja üritada aru saada, et mis see siis see tõde on. Et see on minu ideaalpilt maailmast, aga kahjuks on ideaalpilt. Ehk siis seetõttu ma ütlen, et teatud piirangud on vajalikud, kindlasti seal on mingid asjad, et tuleb võimalikult vara reageerida. Samas selle hümni kontekstis, minu jaoks on see puhtalt sõnavabaduse asi ja selles ja kunstivabaduse teema ja seal mulle küll tundub, et sellise hea eesmärgiga ei tohi last koos pesuveega välja visata, et on siiski mingid väärtused meie riigis sõnavabadus ja kunstivabadus ja seal see riikliku julgeoleku argument, sellega tuleks väga ettevaatlikult ümber käia, sest julgeolek, nagu ma ütlesin, on väga tõsine asi, aga julgeoleku probleem on see, et juriidiliselt on see määratlemata õigusmõiste, ta on hästi laetud õigusmõiste ja selle mõistega on hästi lihtne tappa diskussiooni. Nii kui sa tood lauale julgeoleku mõiste, siis kõik mõtlevad, et kuidas nüüd üks õige eestlane siis vastamine peaks sellele küsimusele. Et seal on see probleem, et ma seetõttu selle julgeoleku mõistega pigem ma üritan sellise ettevaatlikult ümber käia, sest on laetud mõiste.